Tartu Ülikool Pärnu kolledž 25. Tere, raadiokuulaja, kell on 11:30 ja see tähendab ainult seda, et taas kord on siis sarisaade Tartu Ülikool Pärnu kolledž 25 eetris. Mina olen Meelis Sarv ja mul on rõõm täna tere tulemast öelda Tartu Ülikooli Pärnu kolledži projektijuhile Kadri Orula. Tere kaunist esmaspäeva ka minu poolt ning ühtlasi soovin kõigile ka head õpetajate päeva, eriti soojad tervitused kolleegidele kolledžist. No nõnna, pidupäev on tõepoolest ülemaaline, aga meie püüame siis ka pidupäeva välist juttu natukene ajada ja kombeks meil on, et meie külalised esmalt kõigepealt räägivad natukene endast ja oma siis kujunemisloost ja sellest Kolgata teest, mis on neid toonud tänasel päeval Pärnu kolledžisse. Et kuidas siis sinu teekond välja on näinud? Mina nüüd töötan Pärnu kolledžis tegelikult alles augustikuust, aga tee Pärnusse ma leidsingi tegelikult just tänu Pärnu kolledžile. Olen ise tegelikult põline tartlane, olen sündinud, kasvanud, koolis käinud ning ka oma esimese ülikooliõpingu lõpetanud Tartus ning Pärnu kolledžisse sattusin õppima juba aastaid tagasi, kui tekkis tunne, et võiks oma põhitöö kõrvalt midagi huvitavat uut juurde õppida. Ja mulle jäi silma Pärnu kolledži rahvusvaheline õppekava heaolu ja spa-teenuste disain ja juhtimine ning lõpetasin selle 3 aastat tagasi. Et kiidusõnad võib öelda selles osas, et kui teil on soov õppida rahvusvahelises keskkonnas rahvusvaheliste õppejõudude käel, siis selleks on suurepärane võimalus olemas siinsamas väikses Pärnus, et selleks ei pea isegi kuskile sõitma. Et minu jaoks oli see suurepärane võimalus kogeda just sellist õppeviisi. Nii et taaskord üks kolledži töötaja, kes tegelikult saab ka enda siis CV-s märkida ära austava sellise tiitli vilistlane. Just nimelt, et olen eelnevalt õppinud samuti Tartu Ülikoolis, lõpetasin seal majandusteaduskonna ning olen ülikoolis juba ka eelnevalt 10 aastat töötanud, nii et ja nüüd jätkan siis seda teekonda siin armsas Pärnu kolledžis. Kuidas Pärnusse nüüd siis sisse elanud oled või on alles selline faas, et tutvun, vaatan, ahmin endasse kõike seda, mida sind pakutakse? Et Pärnu armastus tegelikult mul algaski siis, kui ma hakkasin siin koolis käima, et varem sai käidud ikka suviti mõned korrad puhkamas, kuid kui siin sai hakatud koolis käima, siis tegelikult hakkas see linn järjest rohkem meeldima ning vahel tekkis ka selline uitmõte pähe, et oi, et siin oleks täitsa kihvt elada. Ja kui mulle nüüd Pärnu kolledži poolt tehti selline ettepanek või mõte, et kas sa ei tahaks tulla meie punti, siis ma tegelikult väga kaua isegi ei mõelnud ja ütlesin üsna ruttu sellele pakkumisele jah. Kas mingil määral sai otsustajaks ka see, et Pärnus on väga head sportimisvõimalused? Jaa, kindlasti siinkohal ma arvan, et Pärnus on eriti hea, et just kõik võimalikud minu arvates ujumisvõimalused, siin on head võimalused ka rattaga sõitmas, sest ratta- ja kergliiklusteede võrgustik on siin väga mõnus ja loomulikult kõik jooksurajad ja pargid, et suurepärane elukeskkond ka selles osas. No see jooksmine ei ole sulle mitte võõras ala, jah? Väga võõras ei ole, et eks ma siin hobi korras natukene jooksen, et hetkel olen küll väikese vigastusega nii-öelda rajalt maas, et siin mõned võistlused on kahjuks seetõttu vahele jäänud, aga jooksmine on jah, üks minu suur kirg. No siit ongi hea kohe nii-öelda natukene irriteerida ja küsida, et kuidas värske pilguga vaadates on praegusel hetkel Tartu Ülikooli Pärnu kolledži siis töötajaskonna sportlik vorm. Seda ma veel nii põhjalikult uurinud ei ole, kuid mul on tunne, et tegemist on väga aktiivsete ja ettevõtlike inimestega. No praegusel hetkel on ka majas ju remont ja seda liikumist ja liikuvust on majas märgatavalt rohkem kui eelnevatel aegadel, sest et
ei ole ju kindlaid töökohti ja ei saa potsatada mugavalt oma kabineti vaikusesse, vaid sa pead pidevalt liikuma. Seal, kus vaba laud on, seal sa pead tööle asuma. Nii on, slaalom käib ja nii-öelda teatejooks. Nii, aga räägime nüüd natukene siis sinu pärusmaast, et projektijuht, vägagi lai valdkond ja siin aegu tagasi ju ülikoolidest lasti hulganisti välja nii-öelda laia profiiliga projektijuhte. Et tõeline üleküllus nendest projektijuhtidest oli, aga millised on sinu tööülesanded ja milline on see valdkond, mida sa pead või millega sa pead opereerima? Kui nüüd natuke minna ajas tagasi, siis tegelikult projektijuhtimise maailma ma sattusingi pärast ülikooli õpingute lõpetamist Tartus. Elasin siis paar aastat pealinnas ning alustasin siis oma tööteekonda ühes väikeses konsultatsioonifirmas, kes pakkus projektide kirjutamise ja juhtimise teenust. Ja sattusingi ja olen siiamaani jäänud siis nii-öelda haridus- ja teadusvaldkonda. Et vahepeal olen olnud natukene ka kutsehariduses ning nüüd siis 10 aastat pluss 2 kuud Tartu Ülikoolis tegelenud erinevates rollides projektide koordineerimise ja juhtimisega. Mida see tähendab projektijuhi töö, et mida sa koordineerid, mida sa juhid? Projektijuhi töö võib olla olenevalt ametikohast väga erinev, et ta on, ütleme, väga universaalne meetod erinevate tööde elluviimiseks, aga konkreetselt Pärnu kolledžis saab minu suuremaks väljakutseks ja ülesandeks olema meie ettevõtlusosakonna rahvusvahelise võrgustiku loomine, ehk siis välispartnerite leidmine, kellega tulevikus välja mõelda häid projektiideid nii õppekavade arenduseks kui ka meie enda õppejõudude ja üliõpilaste mobiilsuse ergastamiseks, ehk see tähendab siis seda, et meil tekiks palju erinevaid põnevaid välissuhteid, me saaksime ellu viia palju erinevaid ägedaid projekte. Et see on selline peamine minu ülesanne ja väljakutse siin Pärnu kolledžis järgmiste aastate jooksul. No hetkel jah, verivärske töötaja sa oled, aga kuivõrd praegusel ajahetkel sa saad öelda, et kuivõrd raske või kuivõrd keerukas on neid välispartnereid leida tänu sellele olukorrale, mis maailmas meil praegusel hetkel lokkamas on? Ühest küljest võib-olla tundub, et on keeruline, sest tegelikult ei saa väga kergesti kuskile minna nii-öelda koha peale tutvuma teiste kohalike oludega, aga samas on võib-olla just selline hea rahulik aeg, et uurida, mida kuskil tehakse, võtta partneritega ühendust, nii-öelda võtta see aeg, et seda nii-öelda pinda ette sondeerida ja neid suhteid luua. Loomulikult projektide elluviimisel ta mingil määral kindlasti mõjutab kogu see koroonaviiruse levik siin maailmas, just see, et ei saa teha silmast silma näiteks projektikohtumisi, paljusid koolitusi, aga mulle tundub, et meie ja ka kogu maailm tegelikult on väga kiiresti kohanenud ja ümber orienteerunud sellele, et siiski plaanitud ideed ja tegevused ellu viia virtuaalsel kujul, et tegelikult ma arvan ka, et see on meie Pärnu kolledžis on ka näha, et meie õppejõud, meie töötajad on tegelikult väga kiiresti ümber orienteerunud ja just sellele, et viia kõik oma asjad ellu virtuaalmaailmas. Loomulikult alati silmast silma suhtlus on kindlasti mõnusam ja efektiivsem, aga praegune olukord tingib seda, et me peame olema võimalikult paindlikud ja kiiresti reageerima. No paindlikkusest rääkides, siis meie turismisektor on ju siis vägagi pööranud nii-öelda kohalikule elanikkonnale seal oma pale ja püüavad siis siin leida neid käike, et kuidas võimalikult valutult see aeg üle elada. Hoope on saadud ikka kõvasti, aga kuivõrd on just nimelt ettevõtluses see meie siin keskkond praegusel hetkel siis võimalusi pakkuv? Ma arvan, et koroonaviirus alguses võis tunduda, et ta väga palju nii-öelda muserdas kogu seda ettevõtlusmaastikku, aga mul on tunne, et nüüd kui on hakatud natukene toibuma, siis näiteks teatud sektorites ilmselt on nähtud selles isegi kui nii-öelda päästikut ja uut võimalust erinevate innovatiivsete ideede ja ettevõtlusvormide arendamiseks.
Rääkides veel kolledži tegemistest, et kuivõrd populaarne on ettevõtluse eriala siis noorte seas, et on ikka seda materjali tulemas? Tundub, et on, sest just enne raadiosaadet ma vaatasin värske pilguga üle meie selle aasta sisseastujate numbrid, et kui meil on võimalus pakkuda päevaõppes õppevõimalus 30 üliõpilasele, siis avaldusi tuli sinna 107, nii ehk peaaegu 4 inimest kohale tegelikult, et see on üsna hea tulemus. Meie teine väga populaarne eriala on magistritasemel teenuste disaini juhtimine, et seal 20 kohale oli 99 avaldust ehk 5 inimest kohale, et ma arvan, et need on päris head numbrid, et ei tasu pead norgu lasta. No kuna sa ise oled ka magistrikraava lõpetanud, siis paljud inimesed, ma tean, on ka kõrvu jäänud mulle selline küsimus, et no, miks ma pean veel selle magistri tegema, et ma olen juba piisavalt pädev, et mida annab see magistri nii-öelda siis tiitel? Ma arvan, et magistritiitlit ei pea kindlasti tegema magistritiitli enda pärast, et tihti tulevadki magistriõppesse ka inimesed, kes on mingis valdkonnas juba töötanud, nad tahavad oma erialast pädevust täiendada, et see on juba selleks ka väga hea võimalus, et ma arvan, et see magistrikraad iseenesest ei peakski olema eesmärk omaette. Ma arvan, et see on lihtsalt pigem boonus, kui sa saad ennast endale meeldival või sobival erialal täiendada. No kuldsed sõnad. Nii, meie teeme nüüd väikese pausi siin stuudios, saate hääd raadiokuulajad reklaami kuulata ja siis me jätkame meie vestlust ja räägime lähemalt ettevõtlusnädala tegevustest ja toimingutest. Tartu Ülikool Pärnu kolledž 25. Ja meie väikene ennelõunale, täpsemini öeldes, ennelõunane vestlusring on jätkumas. Saatejuht Meelis Sarvi ja Tartu Ülikooli Pärnu kolledži projektijuht Kadri Orula on stuudios ning ennist sai välja hõigatud, et räägime siis täna algavast ettevõtlusnädalast. Üle vabariigi erinevad sündmused toimuma saavad, et mida põnevat on siis kontekstis Pärnu kolledž toimumas? Ja lisaks sellele, et me pakume tasemeõppes ettevõtlusprojekti juhtimise õppimise võimalust ning magistritasemel teenuste disaini ja juhtimise õppevõimalust, on meie üheks südameasjaks pakkuda midagi ka avalikkusele. Et tõesti sel nädalal on toimumas üle-eestiline ettevõtlusnädal juba 15. korda kõigis Eesti maakondades ning Pärnus meie siis Pärnu kolledži poolt oleme välja pakkunud 3 põnevat seminari. Kahjuks on seminaridele registreerumine küll juba lõppenud, sest arvestades hetkeolukorda riigis ja seda, et me teeme oma seminarid mitte siis virtuaalselt, vaid reaalselt, kui nii võib öelda, siis me olime sunnitud korraldama registreerimise, tagada kõigile osalejatele turvaline õhtu. Aga kui nüüd rääkida lähemalt, siis juba homme teisipäeval on meil toimumas teenusedisaini teemaline vestlusring, mille pealkiri on teenuse disainist otse tegijatelt, kus meil on väga hea meel võõrustada 4 Eesti disaini auhinna nominenti, kes kandideerisid auhinnale teenuse disaini valdkonnas ning nad tutvustavad seal nii ennast kui ka oma projekte. Seminari moderaatoriks on meie programmijuht Gerda Mihhailova, kes siis suunab vestlust, et anda huvilistele ülevaade, mis see teenuse disain üldse on ning läbi siis meie külaliste seda näitlikustada. Et me loodame, et tuleb selline vaba, mõnus, põdus õhtupoolik teenuse disaini teemadel, kus kuulajad saavad esitada küsimusi ja külalised saavad rääkida oma kogemustest. Kolmapäevasel päeval oleme võtnud suuna mingil määral projekti juhtimisele, kuid seda sündmuskorralduse võtmes ning oleme kokku kutsunud 6 väga värvikat sündmuskorraldajat, kes räägivad sellest,
mida teha siis, kui plaan A ei toimi? Ehk seminari nimi ongi plaan B, väga pro. Et mismoodi sellele reageerida, mida nad on ise katsetanud, mis toimib, mis mitte, ma arvan, et see saab üks eriti põnev vestlusring samamoodi olema. Ning neljapäeval oleme keskendunud ettevõtjatele, ettevõtlusele ning 5 erinevast valdkonnast pärit ettevõtjad räägivad siis sellest, et miks tegelikult ei tasu ettevõtlusega alustamisel ja ettevõtlusest tegutsemisel nurjumisi karta, ebaõnnestumisi. Et seminari nimeks on Ämber kui õpetaja. Et räägime siis lähemalt sellest, et mismoodi nende ebaõnnestumistega toime tulla ja mida nendest õppida. Et lühidalt on ülevaade selline. Kas on ka võimalik siis mingit resümeed saada nendest seminaridest, tehakse mingisugune kokkuvõte ja mida näiteks kusagil pärast avaldatakse või presenteeritakse? Me otsustasime sel aastal tõesti, et me ei tee nii-öelda hübriidseminare, ehk me otsustasime teha sellised live-seminarid koha peal ja ilmsesti me proovime mingisugused kokkuvõtted nendest kindlasti teha, mida me saame siis kas oma kodulehe kaudu, oma Facebooki lehe kaudu ikkagi levitada. Et vaatame, kuidas need seminarid meil lähevad, toimivad ja siis saame juba teha järeldused järgmisteks kordadeks. Nii, see on siis seoses ettevõtlusnädalaga, aga meie poolaasta on veel siin pikk astuda, et mida põnevat siis vaadates tulevikku on veel kolledžis toimumas just nimelt siis selliste ettevõtlussektorit silmas pidades? Siinkohal ongi hea meel märkida, et juba järgmisel kuul, 12. novembril toimub siinsamas Pärnus juba 3. korda teenusedisaini konverents nimega Playday, mis seekord ongi just keskendunud turismisektorile. Konverents on rahvusvaheline, toimub inglise keeles ja Pärnu kolledž on siis koos Pärnu linnavalitsuse, EAS ja Lääne-Eesti turismiga üks korraldajatest. Et kellel on rohkem huvi selle konverentsi vastu, siis playday.ee on kogu info üleval ja seal on võimalik ka konverentsile registreeruda. Ja kellele see siis suunatud on, et ainult siis turismiinimestele või ka erinevad valdkonnad? Põhiliselt on ta suunatud siiski turismiettevõtjatele, kuid ma arvan, et kes tunneb teenuse disaini vastu laiemat huvi, siis võib-olla heita pilk sinna programmile peale, et siis saab ise otsustada, et kas see võiks olla sobilik või mitte. Nojah, nii selline on siis need poolaasta tegemised siin. Loodetavasti see samune härra seal kusagil üleval kõrgel annab meile siis ka neid võimalusi, et kõik ellu viia. Ja no juhul kui asi keerab ikka väga hulluks, on selle Playday'ga ka mingisugune versioon 2 või plaan B, et kuidas toimub täis virtuaalsena, juhul kui ei tohi kohale tulla? Tunnistan hetkel ausalt, ise selles korralduskomitees ei ole, et mul tegelikult puudubki hetkel info, et mis siis saab, kui tuleb rakendada plaan B-d, aga ma olen kindel, et kõiki registreerunud, kõiki huvilisi teavitatakse siis esimesel võimalusel, mis saab. Aga loodame siiski südamest, et arvestades kõiki nii-öelda ettevaatusabinõusid saame selle ilusti ellu viia. No nii, olemegi jõudnud siis sellesse faasi, kus saame rääkida juba sellisest kaugemast tulevikust, uuest aastast. Kolledž on, nagu siin juba mitmed korrad on öeldud, et remondis ja toimuvad laiendustööd. Kuidas sina näed seda sünergiat, mis võiks tekkida seal selles kobarsüsteemis, nagu praegusel hetkel seda ülesehitust seal nimetatakse, kus on siis ka meil Pärnumaa Arenduskeskuse kenasti oma pesa leidmas kolledži hõlma all, et kas ja kuivõrd see võiks meie nii-öelda sellist ka tudengite ettevõtlikkust arendada? Ja mulle tundub, et ma sattusin ise ka Pärnu kolledžisse just väga-väga põneval ajal, kui on ees ootamas ägedad muutused. Et seoses meie ettevõtlusõppega teiste erialade üliõpilastega arvan, et see kobarasüsteem, ehk siis kui meie majja kolivad ka Pärnumaa Arenduskeskuse ettevõtlusinkubaator, see on, ma arvan, et midagi paremat ei saaks üliõpilane tahtagi, kellel on mingi idee oma ettevõtte või oma mingisuguse idee elluviimiseks.
sest sul on inkubaatori konsultandid kohe koha peal nii-öelda valmis sind nõustama, et kõik on käe-jala juures, et ma arvan, et midagi paremat üliõpilane saakski tahta, et ta käib samas majas koolis, ta saab sealt kõik praktilise ja vajaliku teadmisi selleks, mida reaalses elus teha, et oma ettevõtlusega alustada, et ütleme niimoodi, et ma kadestan meie üliõpilasi ja siitseid noori, kellel need võimalused on. Ja siis kevadel on Tartu Ülikool Pärnu kolledž 25 aastat tegutsemist tähistamas ja milline oleks sinu ootus, lootus seoses just nimelt kolledž 25-ga? Minu ootus, lootus. Ma arvan, et kui vaadata suurt pilti, siis tegelikult me võiksime olla siin Pärnus väga õnnelikud, et meil on siin Tartu Ülikool koha peal. Et oleks mina Pärnu gümnaasiumi lõpetaja või siinne noor, siis sul on põhimõtteliselt kodus olemas võimalus õppida Tartu Ülikoolis, saada siit see esimene kõrgharidustasemel haridus ehk saada see stardipakk suurteks tegudeks edasisse ellu, et jah, noored tihti tahavad pärast gümnaasiumi lõpetamist nii-öelda kodust välja lennata, aga minu jaoks kõrvaltvaatajana tundub, et ei saa olla paremat võimalust oma haridustee ja elutee alustamiseks just siit oma kodulinnast. Ja ma loodan, et Pärnu kolledž 25 on, ütleme, selline varajane täiskasvanu iga, kus sa oled justkui oma esimesed õpingud lõpetanud ja alustad oma, ütleme, tööteekonda või karjääri, et ma näen ka, et Pärnu kolledž justkui ütleme niimoodi, et me teeme oma esimesed nüüd koostööprojektid, kas või see kobar, et me alustame seda täiskasvanu ja küpsemist teekonda, et me oleme juba palju õppinud ja nüüd on aeg nii-öelda suuremateks tegudeks meil endal ka. Ja ma loodan, et me kohaneme väga hästi muutuvate oludega ja meil on väga palju põnevaid ja innovatiivseid ideid ja projekte, mida me saame tulevikus siin kõik koos ellu viia. Aitäh sulle, Kadri, edu ja aitäh ka sulle, hää raadiokuulaja, kes sa meiega selle pooltunni taas veetsid. 2 nädala pärast kohtume taas ning kes meil siis külaliseks tuleb, eks aeg annab arutust. Mina olin saatejuht Meelis Sarv ja tänan teid kuulamast. Tartu Ülikool Pärnu kolledž 25.